Ja nüüd me oleme siis diagrammiga toimetamisel jõudnud sinnamaale, et vaatame, kuidas on võimalik lisada andmesilte. Ehk siis see tähendab, et need tulpade pikkused siin võrreldes telje peal on näha küll umbkaudu, kui suured väärtused siin on. Aga ma sooviks siiski võib-olla, et need andmeväärtused oleksid täpselt nende tulpade otsas. Või kui mul oleks näiteks sektordiagramm, siis ma sooviks, et iga sektori osa peal oleks näha protsentuaalselt, kui suur see sektor on. Nüüd olenemata sellest, mis diagramm teil on, esimese sammuna tuleks see diagramm aktiveerida. See tähendab, et te peate diagrammi peal tegema topeltklõpsu. Ja seda, et diagramm on aktiveeritud, saame me aru sellest, et üleval muutuvad menüüd ja ilmuvad siis ainult diagrammiga seotud menüüd. Ja nüüd selleks, et lisada andmesilte, tuleks siis peale seda, kui diagramm on aktiveeritud, võtta ülevalt lisamine menüü ja siin on selline valik nagu andmesildid. Avanenud aknast te saate siis valida, et kas te soovite, et väärtust nende andmesiltide peal kuvatakse arvuna või kuvatakse protsendina. Ja mõlema valiku puhul on tegelikult ka võimalus siis natuke täpsemalt sättida. Et kui arvuna, siis saate täpsustada. Eemaldades linnukese siit lähtevorming, saate näidata, et millise arvuna näiteks. Olete ära määranud, panete sobib. Samamoodi, kui te otsustate siiski, et kuvame protsendina, on ka siin võimalik siis ära määrata täpsustavalt. Juhul, kui te määrate lähtevormingu, et ei ole, siis saate määrata. Eelkõige võib-olla, mida siin saab määrata, on see, kuidas protsentuaalselt näidatakse ja 10 kohti. Jällegi sobib, klõps on sobib. Üldiselt mõlemad korraga ei kasutata, nii et ma võtan selle 6% hetkel maha. Ja seejärel, kui on nüüd siis arvuvorming aktiveeritud, klõps on sobib. Ja näete siis, et vastavalt iga tulp sai endale üles siis andmesildi, mis ütleb täpselt selle andmesildi väärtuse või selle konkreetse tulba väärtuse. Kui ma nüüd siiski sooviks, et need andmesildid oleksid eurodes, mitte kroonides, siis nüüd see ongi see koht, kus ma lähen uuesti, võtan lisamine, andmesildid, väärtust kuvatakse arvuna, arvuvorming ja valin nüüd näiteks, et tegemist on siis rahaühikuga. Sobib. Veel kord sobib ja nüüd näete on ilusti siis eurosumma iga tulba otsas. Nüüd konkreetsemalt protsendimäära lisamiseks kordame sellega üle, võtan samamoodi siis lisamine ja andmesildid, valin väärtust kuvatakse protsendina ja seejärel klõps on nupul sobib. Ja näete, et antakse siis protsentuaalselt selle sama arvu väärtus teile iga andme tulba ülesse.